the sound of the sea, city lights, speeding cars you see. You and me, how it's meant to be. Don't leave the city, falls asleep. Ja nüüd oleme me siin Kuressaares üles leidnud Saaremaa suurima staari Grete Vaia. Tere, Grete! Tere, tere! No räägi, et kui tihti sa tänasel päeval siia Saaremaale üldse jõuad, et siit oled küll pärit ja koolis käinud, aga nüüd kindlasti tihe graafik ja väga tihti siia asja ei ole? See on jah natukene piinlik, et kahjuks olen väga harva jõudnud, eriti viimase aasta jooksul. Umbes, et jõuludel olin 2 päeva ja siis sattusin märtsi lõpus pariks päevaks, aga nüüd suve osas mul ongi plaanid, et kuna ma tahan lõpuks oma autojuhiload ära teha, siis ma pean Kuressaares olema pikemalt. Aga kui sa siin Kuressaares käid, et kas siis tavaliselt veedad kodus aega või käid ka siin mingitel üritustel või mida põnevat Saaremaal üldse toimub? Nagu ma mainisin ka, et ma olen kahjuks ikkagi suhteliselt vähe saanud Kuressaares viibida ja kui ma need 2 päeva saan, et siia tulla, siis ma ikkagi pigem veedan aega perega ja tegelikult täna lähen nüüd vanaisaga Võrgule õhtul, et selline perega kvaliteetaeg ja ma arvan, see kaalub nagu kõik üle, aga muidu kui mul on õnnestunud näiteks sadu jämmi ajaks Kuressaarde sattuda, siis alati kindlalt ma olen nagu seal käinud, et selline jämmimised ja väga lahedad kontserdid on alati. Kui sa võib-olla võrdled seda aega, kui sa siin rohkem aega veetsid ja nüüd näiteks pealinna elu, et siis millised on erinevused Saaremaal või Kuressaarel ja Tallinnal? No kindlasti elutempo, et Kuressaares kuidagi inimesed rohkem kulgevad ja aega on rohkem, mis on ilmselge ja ongi see rahulikkuse võlu, ma arvan, aga hetkel, kui ma mõtlen oma elu peale, kus ma nagu selles suhtes ma pean ennast suhteliselt nooreks veel 21 ja noh, mul on kindel plaan see, et ma kunagi tahaks tulla Saaremaale tagasi. Ma ei tea, kas Kuressaarde või isegi võib-olla kuskile metsa sisse, mingi oma maja võiks kuskil olla, et selline täiesti nagu eraldi koht. Aga hetkel ma tunnen, et Kuressaare jääb minu jaoks veidi liiga rahulikuks. Aga see ongi selline hea põgenemine alati pealinna elust, et ma tulen siia 2-3 päevaks, ma saan selle energia süsti jälle ja see on täiskäigul edasi panna Tallinnas. Samas sa oled mingi aeg elanud ka Itaalias, Milanos õppisid, et kas mingil ajal jääb võib-olla ka Tallinn natukene liiga väikeseks? No ma ei tea, mulle Tallinn nagu meeldib, kuidagi Tallinn on südamesse pugenud ja hinge läinud, et kui ma mõtlen Milano peale, see oli väga äge kogemus ja väga lahe poole aasta minu elus, aga linnana kindlasti mulle meeldib Tallinn rohkem, et Milano, ma ei tea, kuidagi mul ei tekkinud seda klikki. Et kui ma mõtlen Tallinna peale, kas või Kuressaare, siis ma tunnen, et linnal on mingi hing sees. Et nagu linn elab. Milano oli selles suhtes nagu tühi veidi minu jaoks, aga kindlasti ma tahaksin nagu päriselt mõnes maailma suurlinnas ühel päeval ka elada. Et kas siis paar kuud või paar aastat, aga eks elu näitab. Selle aasta alguses ja tegelikult juba eelmise lõpus oled sa siin ka palju reisinud üsna kaugele, et sügisel käisid Liibanonis, et mis seal toimus? Seal mul õnnestus viibida nädal aega ÜRO rahuvalvete baasis ja esineda meie sõduritele, Meiri omadele, et täiesti nagu elukogemus. Ma väiksena oligi see, et kui kõik teised tahtsid tüdrukut nagu saada lauljateks või modellideks või tantsiannadeks, siis mina olin see, et ma tahan spiooniks saada. Ja no mingil määral mu unistus nüüd sai teoks, et vähemalt ma sain militaarbaasis nädal aega elada. Aga mingid hirme ei olnud sellega seoses, et sinna minek? See ongi minu viga, et mul ohutunne puudub ja mul tõesti ei teki seda hirmu. Et kui see pakkumine mulle tuli, siis ma ütlesin kohe, et jaa, muidugi teeme ära, et mis asja. Absoluutselt, et see on nagu ühe korra elus võimalus. Ja kui ma vanematele sellest rääkisin, siis mu ema esimene küsimus oli see, et kas sa nagu mõtled ikka peaga, et kas sa oled kursis nende ohtudega, mis seal on ja mis olukord seal valitseb. Ma ütlesin jah, et ma ka tarbin uudiseid ja olen nagu asjadega kursis, aga elu ei saa niimoodi elada, et sa elad mingi vattitupsu sees, et aga äkki midagi juhtub. Siis lõpuks sa ei teegi midagi.
Väga õige suhtumine, aga kui veel reisidest rääkida, siis ma tean ka, et sa Aasias käisid siin aasta alguses seal lausa mitmes riigis, Singapuris ja Tais, kus ka mina olen tegelikult käinud ja siis veel lisaks Kambodžas, et räägi natuke nendest tegemistest seal ka lähemalt, et olen näinud siin ja kindlasti ka ütleme, sinu fännid on näinud sealt erinevaid huvitavaid fotosid, videosid. Ja see oli päris huvitav seiklus, et mingit puhkusereisi selles ei olnud. Kõva seiklus ja just selles suhtes, et tamp oli meil väga korralik peal, et kui me Kambodžasse läksime, meil oli tempo põhimõtteliselt selline, et keegi ei maganud, võib-olla nagu mingite tunniste unetsüklitena kusagil autos ja siis jõime seda kohalikku Red Bulli, mis oli, mina ei tea, mis asi tegelikult. Et tujud olid meil kõigil väga imelikud. Aga ja alustasime Taist ja ma käisin, mis oli ka huvitav väljakutse minu jaoks, ma käisin 6 poisiga reisil. Ja kõik on väga head sõbrad. Et hästi mõnus seltskond oli ja kuidagi teistmoodi, et mul on tegelikult kogu aeg enamus sõbrad olnud poisid. Kuidagi otsekohesemad, ei ole mingit sellist tühja juttu ja saab nagu asju paremini ajada. Ja sellepärast ka mulle see reis tohutult meeldis, et ei olnud mingit draamatsemist. Ja siis olimegi Tais alguses, läksime Kambodžasse, niimoodi, et öösel kell 2 panime autole lähed sisse, 9 jõudsime Kambodža piiri äärde, sealt läksime teise autoga edasi, siis jõudsime kusagil keskpäeval Angkor Vati, olime päev läbi templis. Seal juhtus selline seik, et auto, kus olid minu käekott koos laptopi ja passiga, sõitis minema ja mul passikoopiat ei olnud. Aga kuidas siis tagasi said või ei saanudki? Õnneks auto tuli tagasi, aga korra oli küll paanika, et juba siuke nutmise tunneli peal, et ma ei taha küll 3 nädalaks üksinda Kambodžasse jääda, kui poisid lähevad tagasi kõik Taisse. Aga see õnneks lahenes ja siis õhtul hakkasime tagasi Taisse sõitma, olime ka täiesti magamata jälle ja siis jõudsime oma Tai ööbimiskohta, pakkisime asjad, koristasime maja ära ja põhimõtteliselt tunni aega juhtus kõik seal koha peal ja siis juba tuli lennuki peale minna, et saartele lennata alla. Siis läksime Paradiisi saartele. Ja olime seal nädal aega ja lõpuks poisid läksid edasi Filipiinidele, mina läksin siis 1 päevaks Singapuri. Aga rääkisid küll just, et väga tihe graafik oli, kuid kas õnnestus näiteks ka natukene nautida seal elu, et näiteks Tai massaažis käia, et meie tänases saates Üllar Luup natukene tutvustas Tai massaaži. Ja isegi 1 korra käisin, aga sain aru sellest, et mul on lihaste asemel kivid ja teist korda ma enam ei julgenud minna. See oli natuke invaliidi tunnel järgmine päev. Aga muidu oli juba mõnus. Et oleks pidanud rohkem minema, oleks äkki oma mingitest kividest lahti saanud siin, aga... Ühest reisist tahaks veel rääkida, et käisid siin vahetult enne Ukrainas toimuvat Eurovisiooni ka Kiievis, aga sinu käik vist Eurovisiooniga seotud polnud? Ei, mul oli jällegi väga intensiivne seiklus. 24 tundi Kiievis. Nägin 2 äärmust täna. Tegelikult ma esinesin ühe advokaadibüroo sünnipäeval, et see sai 20 aastat, väga prestiižne büroo ja kuna neil on esindus ka Tallinnas, siis selle juubeli puhul nad tahtsidki, et igas riigis, kus neil on kontor, et sealt kohalik artist siis tuleks esinema, et pidu toimus Kiievi Hiltoni hotellis, mis oli väga fancy pidu ja siis kuna ma polnud varem Ukrainas käinud, mõtlesimegi manažeriga, et aga läheks avastaks natuke päris Kiievit nüüd. Ja siis oli selline ajarännak 90-ndatesse või isegi 90-ndate idablokki põhimõtteliselt. Et kui muidu käid Eestis ringi ja kuuled peatänaval, käib selline Europopi hästi väli vaibakloppimine, siis oli seal peatänaval lihtsalt niisama, et Eestis on tavaliselt Tivoli tuur siis kuskil linnas. Aga jah, päris tole ajarännak ja nägime lausa kohaliku ülikooli missivalimise ära kusagil ööklubis. Et lihtsalt mõtlesime ka, et lähme vaatame linna peale ja kuidagi asjad hakkasid juhtuma ja sattusime sellistesse põnevatesse kohtadesse. Et 24 tunniga on väga võimalik Kiievit avastada. Aitäh sulle selle intervjuu eest ja soovin sulle ilusat suve ja edu tegemistes. Aitäh!